kuskil otse ees, seal on praegu Ronald, kellele ma tulin vastu. Kuskil seal. Vaadake seda venda praegu. Tüüp praegu lihtsalt tuli lennujaamast, kõndis välja. Täiesti uskumatu. Nüüd tead, mis sa teed selle pagasiga või? Sa lähed, kas sa näed ees seda punast putkat või? Jaa, see sama. Ja seal sama, see on buss, mine võtta $24 eest omale pilet ja tule Southern Cross Stationisse, ma tulen sulle sinna järgi. Sama, see Sky buss või? Jaa. Mida väkke? Ei ta vitti. Tüüp jõudis praegu Austraaliasse, just praegu tuli lennukad maha. Lõpuks ometi siin on eestlane minuga Austraalias, kellega ma võtan koos elamise ja fuck this place. Ma lähen nüüd talle vastu. Kuskil otse ees seal. Sky buss läheb kuskile sinna. Ja kuskil seal siis ilmselt tiksub. Nii ma võtan Coolsist enne ühe korraliku külma õlle, millega uust tulnud ilusti vastu võtta. Sellepärast, et ta on kindlasti näljane, ta on kindlasti janune või mis iganes. Nii et võtame ühe korraliku õlle, millega uust tulnud vastu võtta. Aine. Fucking hell. Ma ei saagi võtta lihtsalt õlle. Nii kui ma kaamera võid lahti tegi. Tegid inimesed kõrva, mis see fucking hell. Leevid oli kohe hakkasid hirnuma täiega. See punane buss ilmselt seal juures kuskil. Jou! Kuidas tunne on mees? Räägi oma esimene emotsioon kohe. Kirjeldamatu sõestus, ülikõva ja lihtsalt. Aga kõik see lendamine, kõik see ajapassimine, see oli nii töötu lihtsalt. Davai, anna mulle mingi kott, lähme teeme minekut siin. Kus ma olen? Ära tee peale jooksu selle pärast. Mu elukohta siin kõigest mõne kilomeetri kaugusel. Noh, kõnnime ära, see on pohku neis. Ei, kõnnime ja lähme bussi peale. Bussi peale? Buss on mõnisada meetrit seal pool. Easy done. See on nagu midagi 20 kilomeetrit. Talud lihtsalt. Täiesti haigil. Ma ei tea, seal on mingi mitukümmend tundi omad. Tõmba kohe laks peale selle. Lennuki see... Ma ei viitsin lasta ju kraanis väga ei joon. Mul võeti Pekingi pealt ja hakka pankele ju. Mulle lihtsalt meeldib vaadata, kuidas ta on esimest päeva siis. Kõik asjad on nagu nii huvitavad, vaatan lihtsalt pea laiali ringi niimoodi. Ma olin täpselt samamoodi esimene terve nädal lihtsalt. Ma nägin nagu seda kollast liiklusmärki, ma olin nagu kollane liiklusmärk, mida väike seal nii lahe lihtsalt. Aga tead, mis me nüüd teeme sinuga või? Me võtame selle sama laulu, see I'm feeling sexual, see laul on jah. See laul, mis te kuulete võid. Me teeme challenge, kes meist laulab seda laulu kõvemini üle terve selle saali või poe. No ma alustan. I'm feeling sexual. I'm feeling sexual. Sa pead iga kord kõvemini. Ja kes lõpuks, ja see on kaotaja, kes lõpuks enam edasi kõvemini julge. I'm feeling sexual. I'm feeling sexual. I'm feeling sexual. I'm feeling sexual. Oh my god, okei, sellest aitab. Prepare to be amazed by the wonderful life of Melbourne. Mida sa välgutad? Väga haige. Juba. Sa pole nii midagi näinudki veel. Oot. Tule lähme üle tee. Ruttu. Oh my god.
deep divingut teha lihtsalt ju. Seda lihtsalt. Ei, cool koht näe. Cool, see on nii lahja reaktsioon, mõttetu vana. Mõttetu vana. Elu kõva lihtsalt, no mine nii kõva lihtsalt, oh my god. Käed pistega. Look at where we live! Look at where we live! Yo. Shake, shake, shake. Ja booty. Ma armastan seda kohta. Kui keegi kunagi tuleb Melbourne'i, ükskõik millal, ükskõik kunas, mis iganes, tulge Flinders Street Stationi, sest siin on kõige parem linnavaade üldse. Sest vaadake seda. Jälle vaadake. Kuidas meeldib? Ütleme nii, et seda nagu iga päev ei näe. Mis otsin ülesse. Mis asja. Nüüd tegelikult näed iga päev, jah? Kolisid Melbourne'i. See on maja üleval, ma ei tea, kas kaamerast on näha, vist ei ole. Mingid asjad nagu lendavad, mingid valgused. Näha on. Kajakas on linnas, no? Ma rohkem küll käsi sinutada. Regular romance. Panen selle 30 sekundi peale. Õpetame poisile, kuidas teha neid pika säriajaga pilte. Niimoodi, kui autod sõidavad mööda, jäävad ainult valguskiired peale. Tavai tuleb midagi lahedat siit. Paid käima või? GoProga ei saagi vist teha pika säriajaga pilti niimoodi, et jääksid need autotuled, kõik jääksid nagu lahedalt niimoodi. Mõttetu kaamera. Homme jälle kuradi tööl täie kuimane, sellepärast et täna jälle mihin magada ei mõista. Täna ma olin räigalt kuimane tööl lihtsalt. Ma ei teinud mitte ühtegi müükida, mul oli täna nullipäev. Lihtsalt sellepärast, et eile see vend tuli Austraaliasse ja siis ma ei saanud magada sellepärast. Sul ise tegid oma kurdi vlogi. Ei, tegelikult ma monteerisin lihtsalt seda 10. vlogi episoodi, ei 11. vlogi episoodi. Sellepärast ma olin põhimõtteliselt terve üleval. Ja siis läksin pärast tööle. Ma olin täiesti surnud omadega. But no worries.